Aga nüüd ma kutsuksin siia Tartu Ülikooli tõenäosusteooria professori Jüri Lemberi, kes viib meid tagasi jälle stohastika juurde ja saame natuke seal maailmas rännata siis. Tere! Minu uurimisvaldkond on stohastika ja ma olen tegelikult ekselinud tõepoolest stohastika erinevates valdkondades, erinevates nurkades. Väga paljud matemaatikud kontsentreeruvad kogu oma karjääri vältel ühte sellise spetsiifilisse eriarvu, aga mind on kuidagi elu pisanud sinna-tänna. Karjääri mõttes ei ole see üldsegi tark otsus, aga nii on huvitavam. Ja kui nüüd hakata mingis kronoloogias pihta, siis 90-ndatel ma paljud tegelesid sellise asjaga nagu K-keskmiste mõjusus üldistes ruumides, mis on K-keskmised. Keskväärtus on üks arv, mis iseloomustab jaotust või valimit. Mediaan samamoodi. 3 keskmine on 3 arvu, mis iseloomustavad seda sama jaotust või valimit. 3 arvu on palju informatiivsem kui 1 arv, aga ta on ebaintuitiivsem, neid on raske võrrelda, seetõttu seda palju ei kasutata, raske arvutada. Siin on mul näide 2 jaotust, Laplace'i jaotus, normaaljaotus, mõlemal sama keskväärtus 0, sama dispersioon, 2 keskmised on aga erinevad ja seetõttu nad kuidagi iseloomustavad paremad. Aga 2 keskmistest vast olulisem mõiste on mõjusus, consistency. See on see, mida me statistiliselt analüüsilt eeldame, et mida rohkem andmeid, seda täpsem hindame midagi andmete põhjal, mida rohkem andmeid, seda täpsem hinnang. Ja tihti see niimoodi on, aga seda omadust ei saa kuidagi võtta iseenesest mõistendavalt. Ja mõnikord teda ei ole. Nii et mõjusus tuleb alati ära tõestada. Klassikaline näide, kontränäide mittemõjususest on see sama suurte arvude seadus, millest Juhandki rääkis, et kui on valim, me muudkui arvustame keskmist ja mida suurem valim, seda lähedamale saame keskväärtusele, kui see on olemas. Aga nagu Juhan ütles, aga kui seda olemas ei ole, siis see jada ei koondu teps mitte, siin on klassikaline näide Cauchy jaotusest võetud valim, kuni 100-ni, mis Cauchy jaotus on küll sümmeetriline, kui ta oleks keskväärtus, oleks 0, aga tal ei ole keskväärtus. Ja nüüd see valim, siin ta on kuidagi 0 siin, aga siis ta läheb edasi, me võime seda n-i kasvatada nii palju, kui saarel, ta pendeldab edasi tagasi järjest suurenema amplituudiga, nii et mingit nulli sealt välja ei löö, olgu siis valimi maht nii suur kui tahes, palju õnne kõikidele keskmiste arvutajatele. Ja üldised ruumid, nagu Rainis rääkis, need samad asjad. Ja see oli see, millega ma tegelesin 90-ndatel, aga mõjusus on mind otse kui saatnud terve elu ja just viimastel aastatel me oleme tagasi tulnud selle klassikalise mõjuse juurde Gaussi segujaotuste kontekstis. See tundub nii vana ja klassikaline asi, aga Gaussi segujaotused, mis on nii populaarsed, neil ei ole suurima tõepära hinnangut. Me pakkusime välja uue hinnangu, tõestasime mõjususe. Aga nullindate alguses ma läksin järeldoktorantuuri Hollandisse ja seal kõik muutus, ma hakkasin tegema hoopis muude asjadega ja üks suur teema oli mitteparameetriline Bayes matemaatikas või statistikas mudel, kõige lähemas mõistes on tõenäosusjaotuste kogumik, hulk ja mitteparameetrilise parameetrilise statistika vahe laias laastus on see, et see mitteparameetrilisel juhul see mudel on lõpmatu mõõtmeline. Näiteks mingisse funktsioonide ruumi kuuluvad tihedused, need on lõpmatu mõõtmelised ja me eeldame, et tegelik jaotus kuulub sinna mudelisse, meil on jällegi valim sellest jaotusest ja siis Bayesi statistika, nagu kõik teavad, me paneme mingi eelmõõdu sellele hulgale, ütleme, et igal tihedusel on oma tõenäosus, vaatame seda valimit, järeldame, leiame järelmõõdu ehk posteriori ja mida me tahame, et see järelmõõt, jällegi valimu maht kasvaks, koonduks selle tegeliku tõenäosuse ümber, tegelikult jaotuse ümber ja võimalikult kiiresti. Sellepärast üks asi on koondumine, teine samm on võimalikult kiiresti ja see on samamoodi mõjusus, ainult et seda nimetatakse nüüd Bayesi consistency, Bayesi mõjusus. Ja nullindate alguses minu tollane juhendaja, statistika Van der Waart ja tema kaasteelised tegid sellel vallal läbimurde, see oli täiesti selline fundamentaalne läbimurre, need leidsid üldise metodoloogia seda tüüpi mõjususteoreemide tõestamiseks ja mina olin kaasatud tema gruppi tol ajal ja mulle anti siis järeldoktorandile selline ülesanne, et sul on mitu mudelit, igal ühel on oma eelmõõt, oma mõjusus, oma koondumiskiirus, kombineeri neid kokku niimoodi, et kombineeritud mudelil koonduks sellele tegelikule mudelile vastava kiirusega. Seda võiks kuidagi interpreteerida selline, kujutage ette, et te olete riskiinvestor, teil on mingi ports raha
ja te peate seda finantseerima erinevaid projekte. Mõned projektid nõuavad rohkem raha, aga siis tuleb ka rohkem tulu, teised nõuavad vähem raha, aga oodatav tulu on väike. Aga te teate, et ainult üks projekt läheb käima sellest kambast. Aga te ei tea, milline. Ja nüüd eesmärk jagada see raha projektide vahele niimoodi, et see tulu vastaks just sellele õigele projektile. Ja enne mind ma proovisin teha seda ühtlase jaotusega, see ei töötanud ja siis ma leidsin need mõõdud, kuidas seda saaks niimoodi teha. Ja 2017 ilmus fundamentaalne raamat, State of Art raamat, üks peatükk sellest siis on pühendatud nendele teoreemidele, mis ma tollal tõestasin. Aga lähme mitte ainult, seal on muud ka. Aga see oli nüüd kõik statistika, jääb mulje, et ma olen tegelenud statistikaga, räägime nüüd puhtast tõenäosusteooriast ja üks minu tollaseid kolleege oli Šveitsi päritolu matemaatik Heinrich Matzinger, kes 90-ndatel oma doktoritöös sai kuulsaks, sest ta lahendas ära nõndanimetatud scenery rekonstrueerimise probleemi. Ma ei hakanudki seda scenerit eesti keelde tõlkima, nimetamegi teda värvinguks. Ja see probleem on väga lihtne. Kujutame ette, et meil on kõik täisarvud, positiivsed ja negatiivsed värvitud. Siin 3 värviga. Igal täisarvul on oma värv. Siin on üks näide. Ja see värving ongi scenery. Ja mööda täisarve liigub juhuslik ekslemine. Rekurrentne, ütleme, hakkab nullist pihta ja kõige lihtsam on lihtne juhuslik ekslemine. Tõenäosusega 1/2 teeb ühe sammu paremale, tõenäosusega 1/2 teeb ühe sammu vasakule. Jõuab siia, siia või siia. Nii et siin on üks näide tema trajektoorist, hakkab nullist, siis läheb paremale, siis tuleb jälle vasakule, siis läheb vasakule, siis läheb vasakule, siis läheb vasakule, siis läheb paremale, 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 vasakule niimoodi. Ja iga kord, kui ta kõplab niimoodi, ta loeb, mitte seda, kus ta on, ta ei ütle meile, et me oleme +3, ta ütleb meile, mis värvil me oleme. Ja niimoodi me saame värvide jada lõpmatu. Seda nimetatakse color record, observations. Ja nüüd see probleem, väga lihtne, teades ainult seda värvide jada, teadmata juhusliku ekslemi trajektoori, leidke see scenery. Nii et kui te mõtlete selle üle, see tundub võimatu. Ja teatud tingimustel see ongi võimatu, sellepärast et saab näidata, et teatud värvinguid ei saa taastada. Aga mida siis Matzinger tegi oma 90. doktoritöös näitas, et kui me lisame juhuslikkust, me viskame ka neid värve juhuslikult, need on mingisuguse mündi või täringu visete, siis on võimalik taastada nihke ja pöörde täpsuseni tõenäosusega 1. Ja see oli tõeline läbimurre ja tundub, et lisajuhuslikkust teeb asja keerulisemaks, eks meil oli juhuslik ekslemine, nüüd on värvid ka juhuslikud. Aga siin ongi paradoks. Juhuslikkusel on oma muster ja me saame seda arvesse võtta. Nii et see on nüüd klassikaline diskreetse tõenäosuse probleem, lähme edasi natuke rakenduslimite probleemid ja nullindate. Tegelesin ka väga palju, on tegelenud sellise probleemiga, et kuidas mõõta 2 lõpliku pikkusega jada omavahelist sarnasus. Siin rakendusi on maa ja ilm, DNA tekstid. Te olete kuulnud kindlasti, et 2 DNA on sarnased, ma ei tea, inimese ahvi oma on, ma ei tea, 90%, aga mida see tähendab? Mitu protsenti see paar on sarnased? Mitu protsenti need on sarnased? Kas see on sisuline sarnasus või juhuslik sarnasus? Kes ütleb? Kõigepealt, kuidas mõõta sarnasust? Ja üks paljus mõõdik on pikima ühisjada pikkus, see tähendab seda, et põhimõtteliselt siin ei ole pilti, paneme üksteise alla ja ühendame sarnased tähed kriipsukestega, siin ei ole hästi näha, sarnased tähed kriipsukestega rist ei tohi minna. Rist ei tohi minna. Ja maksimaalne kriipsukeste arv on mõõdik, on ühisjada pikkus. Siin on see pikim ühisjada. Okei, nüüd me oskame mõõta, näiteks me võime öelda, et siin on pikim ühisjada pikkus 7, siin on pikim ühisjada pikkus siin on 4, vabandust, ja seal on 7, aga kas sellest nüüd järeldub, et need on sisuliselt sarnased jadad või on see kokkusaamine juhuslik? Ja nii kui tuleb appi sõna juhuslik, nii tuleb ka tõenäosusteooria, mida me teeme, modelleerime jadasid juhuslikena. Aga kuidas sisulist juhuslikkust, päris juhuslikkusest, siis me modelleerime neid jadasid sõltumatudena. Ja kui nad on sõltumatud, siis on ka see pikima jada, kui nad on juhuslikud, siis on ka see pikima jada ühisjada pikkus juhuslik suurus. Ja nüüd tuleb appi asümptootika. Ta saab väga lihtne sealt näidata, et kui meil on, kõik on IID juhuslikud sama jaotusega, võttes selle pikima ühisjada pikkus jagada n-iga, see koondub üheks konstandiks. Seda nimeks Vatal-Sankomi konstandiks.
Ja näiteks, kui meil on ausad mündivisked 0,5, siis see on ligikaudu 0,81, nii et kaks täiesti juhuslikku sõltumatut mündiviset teada on 81% sarnased. Aga see 81 tuleb simulatsioonidest, selle konstandi täpne määratlemine, täpne leidmine, analüütiline tõestamine, et see on 0,81 on lahtine probleem aastast 1974 üle 50 aasta, nii et noored tõenäosusteoreetikud, bitte schön, probleem teile. Tõestage. On leitud tõkkeid, minagi olen leidnud tõkkeid, aga täpselt arvu keegi ei tea. Ja meie oleme siin uurinud momentide asümptootikat ja üks asi, mis me tegime, asendasime sõltumatuse üldisema mudeliga, mida me omavahel oleme nimetanud Milano mudeliks, kus X ja Y jadad võivad olla Markovi ahelad ja võivad olla sõltumad Markovi ahelad, ja see on üks klassikaline näide nõnda nimetatud kahekordsest Markovi mudelist, ja nüüd jõuame võib-olla minu põhiuurimisteema juurde, mis on mitmekordsed Markovi mudelid. Kõige enim tuntum mitmekordsem Markovi mudel on varjatud Markovi ahel HMM, mille edulugu sai alguse 80-ndates kõnetuvastamises. Siis kõik suured 80-ndad, 90-ndad, 0-ndad alguses kõik suured kõnetuvastamissüsteemid olid HMM põhised, ka Philipsi oma muuseas. Ja ma tegin järeldoktorantuuri Eindhovenis, panen otsad kokku. HMM on selline, et meil on siis alumine Markovi ahel, me ei näe seda, aga iga seisund, ühesõnaga Markovi ahel on loetud sõltumatu müraga ja me näeme neid müraga Markovi ahelaid. Ja nüüd üks põhiline probleem on, et meil on need vaatlused, 1, 2, 3, ja me tahame teada seda, mida me ei näe. Ja kui te arvate, et küsite, et kus seda rakendada, siis ma küsin, kus seda ei rakendada. Arst mõõdab sümptomeid ajas ja tahab teada, kas sümptomite muutus tähendab seda, et on haigus tekkinud või ei ole. Krediitkaardikompanii mõõdab tarbija ostukäitumist ja näeb, et seal on mingi hüpe, kas see tähendab, et kaart on varastatud või on lihtsalt tütar saanud kaardi enda kätte. Bioloog vaatab DNA juppe ja üritab aru saada, kust algab seda kodeeriv osa ja lõpeb ja nii edasi ja edasi, nii et see on igal pool. Kas mu aega läbi saama? Ja okei, nii et sellega probleemiga olen tegelenud ja natukene viimastel aastatel evolutsioonimudelitega ka. Aga kuna mu aeg on läbi, siis ma tõesti lõpetan. Aitäh kuulamast! Aitäh, Jüri, ja kindlasti on küsimusi talle. Alustaks siis selle küsimusega, mida tegelikult mõlemad eelkõnelejad on ka puudutanud, järelkasvu võlu ja valu. Kas tuleb, ei tule? Kuidas Eesti matemaatika areneb? Eesti matemaatika areneb küll, kus ta kurat pääseb. Nii et, aga ta võiks areneda alati kiiremini ja alati võiks järelkasvu olla rohkem. Jah. Mina tegelen stohastikaga, on mõni doktorant või doktorant, magistrandid. Nii et neid on, aga võiks olla rohkem. Nii et sinu mõju on pigem nagu sinna kallutatud münt sinna positiivse poole, mitte negatiivse poole? Ma ei tea, kas ma peaksin nüüd halama hakkama siin. Ei tohi. Jaa küll. Või õisata ka midagi ei ole. On nagu on, üritame parimat. Jah. Nii, Mart Saarmal, jah. Teie õpetaja Vander Vaart on kirjutanud päris niisuguse populaarse statistika käsiraamatu, mida minusugunegi on lapanud, kui me analüüsisime aksonite kasvu. Kas te olete ka mõne raamatu kirjutanud? Ei ole kirjutanud, jah. Vander Vaart on kirjutanud rohkem kui ühe raamatu, aga palju raamatut kirjutanud, mina ei ole. Kui ma olin seal järeldoktorantuuris, siis meie tollase instituudi juhataja Frank-Tol Hollander ütles meile noortele tõenäosusteoreetikutele, et jah, et meil oli seal rahvusvaheline seltskond, et aga tahate kindlasti kirjutada tõenäosusteooria õpiku. Aga vaadake, poisid, tehke parem teadust. Neid tõenäosusteooria õpikuid on riiulite kaupa ja ei usu, et teil midagi uut on. Nii et kui ma kirjutaksin tõenäosusteooria õpiku, siis selle ainus väärtus oleks ilmselt, et ta oleks, ilmselt oleks muid väärtusi ka, ma ise usun, aga et ta oleks eestikeelne. Aga ma natukene olen nagu seda meelt, et tõenäosusteooria õpikuid on tõesti riiulite kaupa ja kui sa ei tunne, et sul on midagi väga olulist lisada sinna, siis tee midagi olulisemat. Nii, aitäh!